Tere kõigile! Mina olen coach Annika Sööt ja ma tahan teile tuua täna ühe coach'i loo. Aga kõigepealt ma peaksin alustama algusest, et ma olen olnud 9 aastat igapäevaselt toimetav professionaalne coach ja viimased 2 aastat on mul sisemine tunne, et minus miski tahab küpseda. Ja mis see miski, millest ma teile jagada tahan, on see, et ma näen oma ümber iga aasta Eestisse lisandumas kümneid ja kümneid uusi coach'e. Ja mul on nii suur rõõm nende üle, aga mida ma märkan, on see, et mitte kõik ei saa kohe oma praktikat käima ja kui ma mõtlesin perioodi peale 9 aastat tagasi, küll ma oleks olnud õnnelik, kui oleks olnud keegi, kes oleks mulle mentoriks, keegi, kes on paar sammu ees ja oleks mind aidanud. Ja selle sisetunde ja intuitsiooni ja sellise sügava loomise protsessi pealt sündis mul sel suvel väga konkreetne plaan, väga konkreetne programm, mida ma kutsusin meistriklass coachidele nimega Game Changer. Ja see meistriklass oli ellu kutsutud coachidele, kes päriselt tahavad luua üles enda jaoks mõjusat coachingu äri või praktikat ja ületada see takistus, mis tihti võib nii värskel uuel kui ka tegelikult kogenud coach'il olla väljakutse. Kust ma siis saan seda klienti? Tahaks ju coach ida 100% ajast, aga kus need kliendid siis on? Et kuidas luua see kliendi loomise raamistik? Ja selle sügavalt südames ja hinges tekkinud idee peale sündis väga kiiresti täitunud meistriklass 6 coach'iga. Ja me oleme selles programmiga lõpusirgel. 7 moodulist 5 on läbitud ja mul on täna ääretult suur lugupidamise ja auga rõõm teile tutvustada meistriklassi ühte osalist, kes on ACC tasandi coach ICF-is Tiiu Hinnov. Ja Tiiu, kes on Tiiu minu jaoks? Ma tundsin Tiiut juba varasemast perioodist, coach'id nagu me kolleegidena oleme, aga meil ei olnud nii sügavat kontakti, me olime üksteist küll eemalt vaadelnud, aga ühel hetkel toimus minu sees intuitsioonipahvakas, kus Tiiu jagas oma loomingut. Tiiu on loonud väga erilised metafoorikaardid ja mul oli kohe sisemine taipamine, et ma tahan Tiiuga ühendust võtta. Ja neid kaarte endale ja oma vahvatele klientidele kinkida. Aga kes Tiiu tegelikult minu jaoks on see, et ma olen Tiiut nüüd õppinud üle 2 kuu tundma ja Tiiu on keegi, kes coach'ina loob klientidele väärtust südamest südamesse. Tiiu on ema ja mitmekordne vanaema. Tiiu on oma elus olnud väga edukas ettevõtja, on seda praegu ka. Tiiu ütleb iseenda kohta nii, et ta on jõuliste pintslitõmmetega maalinud või muutnud oma maailmapilti. Ja mul on ääretult rõõm, et ka see meistriklass võimaldas sinna lõuendile uued pintslitõmbed tõmmata. Tere tulemast, Tiiu Hinnov! Tere! Et meie kuulajad saaksid ja eriti coach'id võib-olla, kes tunnevad ka huvi selle vastu, kuidas oma coaching'u ärile võimendust anda ja võib-olla kuidas uuele levelile liikuda. Kui sa jagaksid, Tiiu, ise, kes sa oled coach'ina? No nii, ma võiks öelda selle kohta nii, et üks, kes ma olin enne meistriklassi ja kes ma olen nüüd, et need ei ole üks ja sama coach. Sellepärast, et tõepoolest, nagu sa mainisidki, ka minu puhul töötas see intuitsioon, miks ma selle meistriklassiga liitusin ja tõepoolest nagu ma olin oma coach'i karjääris jõudnud teatud mõttes sellisesse
tupiktee lõppu või küsimus oli minu jaoks selles, kuidas edasi, kas edasi ja nii edasi ja nii edasi, palju selliseid küsimusi, mis vajasid minu sees vastust ja see tuli minu ellu õigel ajal. Ja nüüd, olles juba nii-öelda üle poole meistriklassist läbinud, ma tunnen väga selgelt seda muutust iseenda sees ja ka seda väärtust, mida ma suudan kliendile pakkuda, olen ma täiesti ümber hinnanud. Nii et ütleme nii, et seni oli minu coach'i karjäär ikkagi teatud mõttes selline mõistuspärane või nii-öelda teadmistepõhine, aga nüüd on ta minu sees nii-öelda nihkunud südame tasandile, mis siis peaks tulevikus järjest enam ja enam kiirgama välja seda minu sisemist teemat, mille ma olen selle meistriklassi käigus nii-öelda suutnud üha enam ja enam särama lüüa. Sa räägid nii erilistest või ilusatest mõtetest, et tulles kuidagi mõistuse tasandilt nüüd südamest lähtuva coaching'u või siis tegelikult coaching'u praktika juurde ja sa räägid ka metafooriliselt teemantist. Aga kas ma tean õigesti, et aastal 2018 sai sinust coach? Ja vastab tõele. Just. Ja sa tegelikult oled ju ICF ja ACC tasandi coach, mis tähendab seda, et sinul on kvaliteet ja tunnid ja sa oled läbinud ka eksami. Et kui sa nüüd tood selle erinevuse sisse, mis sa just mainisid, et kes sa coach'ina olid enne ja kes sa oled pärast, siis väga huvitav on see, et väga mitmed coach'id meie meistriprogrammis räägivad sellest, kuidas nemad on muutunud. Jah? Mitte see, et mismoodi minu tehnika või skillid või mingi tööriistakast muutub, vaid kuidas mina muutun seest väljapoole ja sa räägid sellisest südamest lähtuvast coaching ust ja kui ma vaatan sinu tausta, coaching by Tiiu ja ma näen seal südant Tiiu. Kas see on osa protsessist või see juba sündis? Ahaa, tahad sa natuke rääkida sellest? Ja, et teatud mõttes see protsess algas juba minu jaoks, ütleme, aasta tagasi, kus ma otsustasin nii-öelda kogu oma selle coaching'u sellise olemuse rebrandida nii-öelda ja ma lõingi kogu visuaali, kogu oma kodulehe lõingi täiesti nii-öelda nullist alates ja sidusin ikkagi selle iseenda nimega ja muutsin nii-öelda kogu selle coaching'u teekonna nagu lähenemisnurka juba siis. Et nüüd ma saan sellest aru, et see oligi ilmselt selle uue teekonna algus minu jaoks. Ja tõepoolest nüüd see meistriklass on tulnud nagu loogilise jätkuna või loogilise osana selles protsessis. Sellepärast, et see, et ma valisin kõikide võimalike variantide hulgast ikkagi selle logo, mis oli südamega, räägi sellest, et ma olen selleks valmis ja see on tõesti nagu see, mida või millisel moel ma näen, et see coaching peaks nagu toimima minu jaoks, kliendi jaoks, et ma ikkagi loon seda väärtust läbi oma persooni, oma südame. Ja muidugi, mis puudutab ka seda, mida sa ka põgusalt mainisid, siis ikkagi see mindseti muutus on nüüd väga suurepärases kooskõlas sellega, mida ma olin alustanud, juba loomist alustanud ja nüüd see, et ma sain nagu selle oma sisemise muutuse nagu läbi selle meistriklassi nii-öelda vormistatud, mida ma otsisin tegelikult juba tükk aega. See on nii huvitav. Kas sa võiks sellest veidi meie kuulajatele ka rohkem rääkida, et mis oli siis see muutus, mida sa otsisid ja mis siis tegelikult toimus, et toimus seal mindsetis see shift või olid seal mingid uued taipamised ja tegevuse tasandil?
räägi oma sellest kogemusest täpsemalt. ja see on ikkagi väga-väga selline jõuline kogemus, mida ma tõesti olen läbi teinud ja siin on kaks momenti, mida ma tahaksin kindlasti nagu välja tuua nendest muutustest minu enda sees. Et üks on see, et ma olen enda sees nii-öelda suutnud maha lõhkuda mitmed barjäärid, mis minu sees enne olid, mida mina inimesena enda jaoks olin siiamaani välistanud. See puudutab just eriti sotsiaalmeediakanaleid, milles ma siiski ei suutnud luua seda vajalikku läbimurret, mis tegelikult ma nii-öelda mõistuse tasandil sain aru, et see kuulub tänapäeva elu juurde, aga samas ma millegipärast blokkisin enda sees. Kuna me jõudsime nii veenvalt selleni, kui tähtis see on, kuidas seda teha, siis elu soosis ka seda, et ma liitusin ka keskkonnaga, mis laseb mul nii-öelda saada paremaks ja osavamaks kasutajaks, siis see nagu muutis mind vabaks ja ma sain lahti oma hirmudest ja ma nii-öelda ei mõtle enam paljude asjade peale, millele ma varem kogu aeg pingsalt mõtlesin, vaid ma olen nüüd vaba, ma tegutsen, ma lasen nii-öelda ennast paista sellisena, nagu ma olen. Ja teine väga väärtuslik moment ikkagi, mida ma ise inimesena väga väärtustan, on see, et ma avastasin selle, mis oli mind siiamaani tagasi hoidnud. Ehk siis see oli see ohvrikompleks, mis oli loonud minu jaoks teatud mõttes sellise mugavustsooni, mis oli nagu selline mask, mida ma kandsin suurema heameelega, mis ei lasknud mul olla see, kes ma tegelikult olen. Mul oli väga mugav olla seal, aga tegelikult samas ma tundsin, et see ei ole päris see ei ole päris mina, kes seal maski taga, millega ühesõnaga, see ei ole minu õige mask, millega ma ennast püüan varjata ja ma hakkasin nii suurepäraselt aru saama, kuidas ma selle ohvrikompleksiga olin nagu iseennast ka teatud mõttes kogu aeg nagu hoidnud tagasi. Olin loonud enda jaoks selliseid mõttemustreid, mis lõid tegelikult ka mulle mugavustsooni, et mitte edasi liikuda nii, nagu ma tegelikult oma südames, oma hinges soovin. Ma ei saanud luua seda väärtust, mida ma tegelikult praegu tunnen, et mul on nagu pakkuda. Suureliselt öeldes, mida mul on maailmale pakkuda. Jaa. Sa tõid väga hästi selle sama ohvri ja me nimetasime seda siis kas ohver või siis looja või ownership, eks ju. Ja selle meisterklassi läbiv mõte ongi see, et me ise loome selle oma maailma. Coach'ina me loome ise ka endale oma kliendi, me loome selle raamistiku, aga ennekõike me loome iseennast. Kui sina ennast ise maailma ei näita ja välja ei pane, või kui sa oled harjunud panema ette neid maske, siis ongi võib-olla hirmud, äkki teised on minust paremad, äkki jään ma konkurentsis viimaseks. Aga huvitav tõdemus on see, et kui Tiiu tuleb välja tema endana, tal ei ole vaja ühtegi maski panna, ta tuleb südamest lähtuvalt öeldes võib-olla sellises korporatiivses, ratsionaalses maailmas, et teate, südamest lähtub tarkus ja südamest lähtuv muutus on püsiv muutus, siis hakkavadki asjad juhtuma ja Tiiu kõrval ei ole keegi coach'idest enam konkurent, sest kedagi teist sellist, nagu on coach Tiiu Hinno, ei ole, kui on ainult üks unikaalne Tiiu meil. Et tõesti see ohvri ja looja mentaliteet on meil selles meisterklassis nagu läbiv, kas ma igal hetkel võtan ise selle vastutuse, et ma saan täna ise luua, kui ma tahan, ma valin seda teha või siis see, et ma pean, äkki teised, et mis nüüd mina, eks ole, et me juba kuuleme lingvistiliselt sellest keelest ära,
mis tasandil me nagu oleme. ja see on võimas eristamine, et näha, millises sellises mõttemustris me nagu sees oleme. mis veel, kui sa võib-olla tuled ka selliste spetsiifiliste mõtete juurde programmist, et mida uut ja tarka sinu jaoks just nimelt sellises wisdom'i, selle tarkuse mõttes, mitte nagu info mõttes. mida see programm on sulle endale veel andnud, mida sa nüüd mõistad ja näed, mida sa ennem coach'ina, professionaalse coach'ina võib-olla ei näinud ja ei märganud? no minu sees on kõige suurema muutuse ikkagi kutsunud esile see teadlikkuse redeli tundmaõppimine. Ehk siis see, et kus tasandil me nagu loome väärtust, eks ju. Seda siis just nimelt ka selles kontekstis, eks ole, et iseennast viia nii-öelda selles teadlikkuse redeli pulkadel nii-öelda sinna kõrgemale tasandile ja kutsuda ka oma klient sinna kaasa. Ehk siis seal me loome koos väärtust, eks. Et kui me oleme siin alumistel pulkadel, kus on valdavalt hirm, kibestumine, ma ei tea, kõik sellised mitte hakkama saamise sisendus, ma ei ole piisav, eks ole, kõik need sellised mõtted, mis tegelikult ei loo ju mitte mingisugust väärtust ega energiat. Et kui me oleme nendel redelipulkadel, siis me tegelikult ei ole võimelised mitte midagi looma, vaid ainult siis, kui me suudame tõusta nii-öelda sinna kõrgematele tasanditele, et siis me hakkame looma väärtust ja eeskätt on ka see, et coach'ina pead sa tõusma ise sinna ülespoole ja selleks, et näha maailma teistsugusena ja siis kutsuma ka oma kliendi sinna kaasa ja siis, kui me oleme koos, siis me loome nagu seda hämmastavat muutust ja seda väärtust, mida tegelikult coaching võib inimesele pakkuda. Et see on nagu see, mida ma iseenda sees nagu tunnetan ja mida ma ka mitte ainult coaching'u protsessis, vaid ka igapäevaselt püüan harjutada, püüan endale teadvustada, püüan niipea, kui ma tunnen, et ma olen kukkunud sinna kuskile allapoole, siis kohe hakata tegelema sellega, et tõusta kõrgemale, sest see on ka energeetiliselt palju kasulikum. Sest see nõuab väga palju vähem energiat ja annab sulle hoopis rohkem sellist elujõudu kui see, et sa kukud sinna alla ja oledki seal ja oledki nii-öelda kinni nendes negatiivsetes mõttemustrites. Et see on ka see, mille ma olen iseendale avastanud ja mille suhtes ma tean, et kui suurt väärtust see tegelikult võib luua mulle endale ja ka kliendile. Ja see on teine selline läbiv kontseptsioon või põhimõte, mida me meistriklassis puudutame. Igas moodulis käib see nagu läbi, et kui sa teadlikkuse redelil märkad, kus sa kõigepealt oled, sinu enda vastutus, siis nii-öelda selle ownership'i võtmises ongi siis see, et sa tõstad ennast ja sa näed ka, kus klient on ja kuidas sa klienti sinna üles liigutad. Väga kihvt. Mul on hästi hea meel, et see on justkui selliseks vundamendiks ja baasiks nagu kujunenud. Aga Tiiu, meil on kokku tegelikult seal ka 6 coach'i. Kuidas sa tajud seda grupidünaamikat, et see meistriklass on tegelikult ju grupi coaching ule üles ehitatud, me kohtume 7 korda, vahepeal on kodutööd, eks ole, ja me oleme teinud ka selle, et igal coach'il on oma mitte vastutuspartner, vaid võimenduspartner, kuidas me üksteist nagu võimendame. Kuidas sa seda koos toimimise ja koos õppimise dünaamikat nüüd läbi selle grupiprotsessi ise võib-olla tajud, tunnetad ja mis on sellel see suur väärtus sinu jaoks? See on ka kindlasti üks asi, mida ma väga tahan nagu välja tuua. On siis nüüd see, et nüüd tegelikult mina olen ise läbinud selle nii-öelda selle muutuse, väga intensiivse muutuse ja see on toimunud suhteliselt lühikese aja jooksul. Ja tegelikkuses ongi nüüd see, et ma toon nagu täiesti sellise nagu paralleeli nüüd coach'i tööga. Ehk siis see muutus, kui sa oled nagu muutuse protsessis, siis see vajab tuge.
see vajab tuge, sest kui sa saad uueks, siis sa tegelikult ei oska päris hästi olla, toimida selle päris uuena veel, sa pead nagu kogema, sa pead harjuma sellega. ja vot nüüd just nimelt see grupp ja see, et me koos loome seal seda väärtust ja sünergiat, igaüks räägib oma kogemustest, me jagame oma mõtteid, me jagame oma mustreid. keegi loob mingit oma väärtust, sina võtad sealt, mis sulle sobib, integreerid iseendasse, et see grupi dünaamika on nagu väga-väga hea, mis selles protsessis sind toetab, kui algavad nii-öelda need muutuse protsessid sinus endas, et mina hästi naudin seda, et me saame nagu olla üks-ühele nii-öelda nendeks tarkuse jagajateks, sest meis igaühes on ju mingi oma see tarkuste laegas, mida me kaasas kanname, eks ole. me jagame omavahel seda, aga samas me ka toetame. meil on nagu selline avatud ja siiras suhtlemine, kus me keegi ei tunne mingeid hirme tuua nii-öelda välja oma mingid mõtted, oma arvamused. me kõik oleme erinevad, me peamegi olema erinevad. samas me toetame, sest me kanname endas seda ühisosa. mida me coach'idena tahes-tahtmata kanname ja tõepoolest me ei ole üks-ühele konkurendid, vaid me oleme üks-ühele nii-öelda tugiisikud. Et see nagu minu meelest on hästi suur väärtus, mida me suudame üks-ühele seal pakkuda. et me keegi ei jää nagu üksi selles protsessis, mida me läbi teeme. Just. Ja tõesti see, mis sa ütlesid ka, et programm ise loob ennast läbi programmis osalevate coach'ide, sest kõigi kogemused ja mõtted tegelikult justkui viivad meid ka sellel samal teadlikkuse redelil kõrgemale, sest seesama minu jaoks hästi intrigeeriv, aga väga meeldiv mõte on see, et 1 + 1 võib olla 11 ja see summa kokku muutub nagu suuremaks. Me oleme nüüd 5. mooduli läbinud. Esimesed 5 moodulit oli kõigepealt seesama creator, sina ise coach'ina, kus me vaatasimegi siis seda ohvri ja looja või selle ownership'i nagu tasandit, siis seesama avastaja. Ehk et ma avastan seda maailma, mitte ma ei lähe ja ei uuri nagu, mis on faktid, vaid ma avastan, mis seal veel võimalik on. Ja me oleme avastanud väga mitmeid kihte, kas või ka selle koha pealt, et coaching ja coachingu äri on tegelikult üks ja seesama asi. Ja kuidas siis tegelikult seda äri või seda praktikat üles ehitada nii, et ma parimal võimalikul viisil saaksin teha seda, mida ma kõige rohkem oskan ja mida kõige rohkem naudin. See tähendab coach ida, et kuidas üles ehitada siis see link, et ollagi see servant, see väärtuse pakkuja kliendile. Et see programm on ilmeksimatult service või teenimise kunstipõhine. See ei ole see, et ma näitan, kui äge coach ma olen, mida ma kõik oskan, mul on tohutult palju tööriistu, ma võin sind sellega ära isegi kohutada. Ei, vaid ma lähen sellesse kliendi teenimisse ja kuulan klienti kui ei kunagi varem ja aitan teda sellel teadlikkuse redelil tõsta kohta, kus temal sünnivad need sügavad teadmised ja ta ütleb, et Tiiu, kuidas ma saaksin sinuga seda jätkata, mida me praegu siin tegime. Me oleme õppinud ka seda, kuidas siis tegelikult need 3 esimest moodulit olid tõesti selle mindseti ülesehitamiseks, mida sa nii sügaval tasandil täna, Tiiu, kirjeldad, muutus sinus endas. Ja ma olen ka seda meelt, et vaid seest väljapoole toimub kogu muutus ja tegelikult ka ressurss tuleb seest väljapoole. Sa mainid sõna teemantit. Viimane moodul ongi tegelikult kristalliseerumine, teemanti moodul. Aga enne seda tegelikult me ju treenisime, meil toimuvad vahepeal ka lasersessioonid ja sul oli võimalus osaleda ka lasersessioonil, mis on see kõige põletavam teema hetkel, millega sa selles programmis tuge või abi vajad ja see on siis selline lühiajaline coachingu sessioon ja
sa kasutasid seda oma väärtuspakkumise koostamiseks, sest miks ma tahan seda välja tuua, sest see oli lihtsalt nii erakordne kogemus taas, mille peale sa sügavasse loominguprotsessi mitmeks päevas sukeldusid ja see, millega sa Tiiuselt välja tulid ja ma näen, sa praegu naeratad, sest see on energia seal taga, asjad hakkasid lihtsalt sinust välja voolama. Tahad sa natukene võib-olla ka just nimelt tagasi peegeldada ka seda, et me ei kohtu ainult nendes grupi coaching utes, vaid need lasersessioonid, igal coach'il on veel oma üks-ühele coaching'u sessioon pluss see grupp, kuidas ta nagu toetab, aga et treenida või luua päris midagi enda moodi, näiteks seesama väärtuspakkumise protsess, et peegelda natukene, mismoodi see sinuga juhtus? No juhtus nii, et kui me sellest rääkisime, no tõepoolest ma sain nagu protsessist aru, eks ole, kuidas see nii-öelda iseenesest nagu ühesõnaga, et kuidas see kliendiga ühenduste loomine ja kõik see, aga teatud mõttes ma tundsin enda sees ikkagi segadust. No, just nimelt selle tõttu, et see minu nii-öelda kontseptsioon ikkagi varasemalt nagu oligi selline, et ma sain nüüd aru, et ma olin teatud mõttes kontseptsioonikeskne, et kuidas siis nüüd tuua välja see kogemus, see, mida ma tegelikult tahan pakkuda. Ja see oli minu jaoks ikkagi natukene selline segadust tekitav. Ma otsisin enda seest neid õigeid viise, kuidas seda kliendini tuua. Ja minu jaoks tuli see lasersessioon hästi õigel ajal, sellepärast, et sina peegeldasid mulle väga hästi tagasi nii-öelda minu enda mõtteid, mis mul olid juba loomulikult tekkinud, aga mis mulle jälle nii-öelda selle sisetunde intuitsiooni nagu peegeldusena ei tundunud need päris õiged, need ei olnud veel päris need. Ja vot nüüd pärast seda ma sain kätte nagu selle minu jaoks sobiva viisi, mustri ja siis ma hakkasingi looma nagu sellist templiitmudelit enda jaoks, mis koondab siis kõiki neid väärtusi, neid kogemusi, mida ma saan kliendile pakkuda, juhul kui tema on otsustanud minuga liituda, minuga edasi minna, minuga oma teekonda jagada. Nii et teatud mõttes see tõesti käivitas minu sees nii-öelda selle looja, selle creator'i, et ma saingi siis nii-öelda oma selle väärtuspakkuja pakkumise loojaks ja see on nüüd see, mida ma saan edaspidi jagada, kohandades selle siis iga kliendi jaoks nii-öelda sobivaks teha nii-öelda rätsepatööd sellega, et see on hästi-hästi suur väärtus, mida ma selle jaoks lõin edaspidiseks ja ütleme nii, et see kogemus minu enda jaoks oli ka väga väärtuslik, sellepärast, et ega looming ei peagi lihtne olema. Ega see ei ole lihtne, aga samas see tulemus, kui sa oled nagu selle enda seest nagu välja saanud, selle loomingu, siis see on kindlasti hästi suur pais endale ja hästi innustav. Ja ma tegelikult väga tunnustan sind, et sa seda ka siin praegu välja ütled ja ma arvan, see on tegelikult ka sind kuulavatele inimestele, sinu võimalikele tulevastele klientidele üks suur eeskuju. Sa ütled, et see ei olnud mugav. See oli ikkagi paganama vastik ja segadus ja kõik, et tahaks kas või pooleli jätta, miks ma pean sellest läbi tulema. Kõik on sassis peas, sest vana, kuidas ma olin harjunud, nii tahab protestida selle vastu. Ja siin on võib-olla mõte nii coachidele kui tegelikult ka coachide tulevastele klientidele. Me kõik kohtume sisemise vastupanuga, sest see, mis tahab säilitada seda status quo'd, on võib-olla mingil hetkel väga tugev. Ja ma hästi imetlen, Tiiu, sinu püsivust ja sinu kohe ka kiirust. Ja Annika, ma tahan selle sessioonil osa, sest ma tahan aru saada, mul on segadus ja sellest tegelikult sündis midagi, mis on püsiv sinu jaoks
mis on väga sinu keelt ja sinu nägu ja selle tunnevad sinu kliendid koheselt ära. see on nagu see, et me ikkagi loome coach idena täiesti omanäolise nii äripraktika kui ka selle, kuidas me kliente kõnetame. Et mul on selle üle hästi hea meel, et sa ütlesid ka, see meistriklass ei ole olnud kerge. On olnud coach'e, kes on mulle helistanud, Annika, äkki ma praegu korraks loobun, sest ma ei jõua sellele rongile peale hüpata. Ja siis me vaatame, kus see takistus tuleb ja me läheme edasi. Ehk et see üksteise toetamine on ääretult tähtis ja sama juhtub ka meie klientidel. Miks nad vajavad kedagi, kes on jäägitult pühendunud nende protsessile, et nemad oma rööbastelt maha ei sõidaks, sest see juhtub ja see juhtub meiega, kes me tegelikult neid inimesi toetame. Et see on see breakthrough, see on see läbimurre ja mul on selle läbimurde üle, Tiiu, ääretult hea meel. Sinu kliendid nüüd teavad, et sa ei räägi neile lihtsalt, kui et ma tean, mis tähendab, et sul tuleb segadus. Sa tuled ise samast kohast ja seesama põhimõte ka, et me saame oma klientidega minna nii sügavale, kui sügaval protsessides me ise oleme läbi käinud. Meie enda võitlused, meie enda segadused, meie enda mõistuse tasandil asjade blokeerimine ja nüüd see ühendus südamega, mille sina oma kaubamärgiks ja kogu olemuseks oled tegelikult nagu kujundanud. Ja hästi tänulik selle eest, et sa seda ka praegu siin kõigiga nagu jagad, sest see on see, kuidas sina, Tiiu, oled ja see on lihtsalt võrratu. Ma ääretult imetlen. Ma ju näen kõrvalt ka teie kasvamist või seda muutumisprotsessi ja seda on tõesti ilus vaadata. Tiiu, kui sa mõtled nüüd korra selle peale ka, et coachingus ka ikkagi see olemise tasand on nüüd sinu jaoks saanud uue tähenduse. Kes ma siis olen inimesena, coach'ina? Ja see on see mindseti muutus, mis tegelikult viib sind ka selle nii-öelda uue alguse juurde. Kui me võime seda nii nagu nimetada, et ka coach'ina ennast defineerida uuena, siis mis on nüüd need tegevused ka võib-olla, need konkreetsed sammud, mida sa meistriklassi tõukel oled nüüd tegelikult teinud ja mida sa veel plaanid nagu teha. Kuidas see sinu äri või sinu coaching'u praktikat tegelikult mõjutama hakkab või juba on mõjutanud? Ja, et kindlasti see hästi väärtuslik teadmine on see, et kui ma loon nüüd kontakte, eks ole, sotsiaalmeedias, et siis ma püüan järjest enam neid keerata nii-öelda ka siis nii-öelda tõepoolest nagu suhtluseks, et pöörduda nagu võtta initsiatiivi, pöörduda, pakkuda, eks ole, nendele inimestele, kes siis on nagu minu kontaktikutsele vastanud, et pöörata nii-öelda seda juba ühenduseks, seda kontakti ja siis muidugi, mis oli just ka selles viimases moodulis minu jaoks hästi suur taipamine oli ikkagi see, et mida ma küll alguses, kui ma hakkasin oma nii-öelda karjääri üles ehitama, ma kasutasin seda soovitajate rolli niivõrd-kuivõrd, aga et nüüd olema veendunud, et ma järjest enam pean hakkama neid soovitajaid jälle uuesti nii-öelda üles soojendama selleks, et siis tekiksid nii-öelda uued sidemed, läbi mille võib sündida klient minu jaoks ja teine asi muidugi ka see, et need juba nii-öelda minu kliendid, et nendele pakkuda ikkagi võimalust minna edasi ja just nimelt sellepärast, et uurida, kuhu nad oma muutuste protsessis on jõudnud ja kas nad vajaksid tuge, kas ma võiksin olla ikkagi nende teekaaslaseks ka jätkuvalt, et see on nüüd ka üks asi, millega ma tahan kindlasti edasi tegeleda. Ja kuidas tervikuna see meistriklass mõjutab sinu coaching'u praktikat, sinu coaching'u äri laiemalt? Kuhu sa siit edasi veel suundud, Tiiu? Ütleme nii, et see on hea küsimus. et loomulikult ma tunnen ennast nüüd just hiljuti
sattusin väga hea metafoori peale, et ma tunnen ennast nüüd selle liblikana, kes tahab nii-öelda kookonist välja pääseda. jaa. et mul kuidagi sisetunne ütleb, et see lend saab siis olema tunduvalt teistsugune kui praegu. ja ütleme nii, et mul on siin ka teatud mõttes mingeid selliseid päris huvitavaid läbirääkimisi olnud, mis võivad viia hoopis mingite teiste mudeliteni, kui ma siiamaani olen praktiseerinud. Aga noh, sellest on praegu vara rääkida, aga ma olen selleks valmis ja rohkem valmis kui kunagi varem. ja no ütleme nii, et elu on korduvalt ju tõestanud, et kui sa oled valmis, siis asjad hakkavad ka juhtuma. jaa, mis tegelikult on tõestus sellest, et me oleme 2 kuud olnud teel, Tiiu, ja juba on sul uued võimalused laual, millest on veel täna vara rääkida, aga mis alles formuleeruvad ja need on viisil, mis võib-olla vana Tiiu mudeli järgi ei oleks võib-olla lauale ilmunud, eks. suurepärane, suurepärane. See on ka võib-olla üks vihje, miks võib-olla võiks see meistriklass veel mõnda coach'i kõnetada. Tiiu, kui ma sinu käest küsiksin, sinul nüüd 2-kuise 5 mooduli läbimise järgselt, kellele sina soovitaksid seda meistriklassi ja miks, kes peaks või kellele looks see väärtust, kui ta selle meistriklassiga liituks? No eks me coach'idena oleme kõik erinevad, eks ole, ja meie vaade sellele ärile on ka erinev, aga kui sul on ikkagi iseenda sees nagu mingisugune segadus, sul on ikkagi tunne, et sa ei tea, kuidas minna edasi. Sa ei tea isegi võib-olla päris täpselt seda, et mida sa coach'ina tahaksid saavutada, kuhu jõuda. Ja ka see, et milline coach sa tegelikult oled, eks ju. Mis on see väärtus, mida sul on pakkuda, siis kindlasti on see hästi-hästi kasulik. Just nimelt sellepärast, et sa saad nagu iseendas selgusele, sa saad iseendas nagu aru, kus sa praegu oled inimesena ja ka coach'ina. Ja sa saad nagu luua endale mingi selguse, mis on juba eelduseks, et sinu coaching'u äri võib minna ka hoopis teisele tasandile, sest nagu me oleme korduvalt ja korduvalt meistriklassis tõdenud, et coaching on suhete äri ja täpselt see ja suhted on teadupärast vastastikused, tangot tantsitakse kahekesi, ehk siis kui sinul on nagu enda sees, enda jaoks need väärtused paigas, sa tead tegelikult ise, kes sa oled, siis on sul võimalik tangot tantsida ka selle inimesega, kes väärtustab seda, kes sina tegelikult oled. Kui teie nii-öelda väärtused, teie tantsusammud klapivad, siis tuleb sellest väga-väga ilus ühine tants ja looming. Jaa, no imeline metafoor tõesti, tango tantsimine ja tõesti me oleme sellest iga teine mõte on see, et see on suhete äri, coaching on suhete äri, see on diskreetsete lähedaste suhete äri, kus me mõjutame inimeste sõna otseses mõttes elusid, me loome sinna midagi nende toetades, aitame neil luua midagi, mis seal ennem ei olnud. Nende elud teisenevad. Tango tantsimine, mäletate, Tiiu, me oleme rääkinud ka sellest metafoorist, mis hästi võib-olla haagib sellega, kui sa ütlesid, milline see coach võiks olla, kes võiks meistriklassi tulla. Me tõime tango tantsimine on üks väga super metafoor ja teine on malelaud ja malemängija. Meistriklass teeb tööd sinu kui malemängijaga ja annab sulle käigud, kuidas malelaual liigutada nuppe. Ehk et 3 esimest moodulit, pool programmist me töötame sinu kui malemängijaga. Kes sina oled? Mis on see sinu uskumused? Kuidas sina seda väärtust lood? Mis on sinu sees võib-olla täna see, mis ei ole sinu äri aidanud kuidagi käima lükata? Me leiame need kohad ülesse
isegi kui on segane ja raske, me leiame need üles, need muutused toimuvad ja siis malemängijana sa tead, milliseid liigutusi seal malelaual nüüd teha. Sest tegelikult me räägime kliendi loomise raamistikust, me räägime, kuidas mina ise coach'ina, nagu sa juba välja tõid ka, kuidas ma neid ühendusi inimestega loon ja sealt pealt tekib see võimalus, et ma saan kellelegi väärtust luua, tema maailmas midagi korrastada ja järgmisel hetkel ütleb ta, et ta tahab saada minu kliendiks. See kõik on võimalik. Ja siinkohal ma ütleks ka, et kui te vaatate minu tausta, siis ma alustan järgmise lennu meistriklassiga, aga ma olen ise ka coach'i ja mentorina õppinud selle programmi raames, meistriklassi raames oma coach'idelt. Selle nimi ei ole enam game changer. Me nagunii muudame seda malemängu, aga selle uueks nimeks saab becoming you. Saa sinuks endaks, selleks coach'iks, selleks inimeseks, kes sa päriselt oled. Võtame need maskid maha. Ja see on coaching business catalyst programm. Me päriselt ka lähme katalüsaatorisse ja muudame viisi, kuidas sina seda endast lähtuvalt seda coaching'u äri teed. Ja me alustame tegelikult uue lennuga juba oktoobris. Siin taustal on see, et need samad moodulid, 7 moodulit kestavad, meil on 6+1 kohtumist, lasersessioonid sessioonide vahel, üks-ühele coaching sulle endale minuga. Meil on vahva privaatne Facebooki grupp, on ju Tiiu, kui palju väärtust, see on ressurss, mis jääb igaveseks. Me paneme sinna kogu aeg uut tarkust ja õpitut juurde. Ja kui sa tunned, et sa tahad juba sellesse programmi astuda, siis ma teen sel aastal või selle teise lennuga uuenduse. Kui sa liitud juba praegu, siis lasersessioonid hakkavad pihta juba nüüd. Me hakkame kohe looma väärtust, enne kui me ootame, millal oktoobris lend päriselt peale läheb. Ja kui sa tunned huvi, siis sa võid mulle kirjutada annika@sinucoach.ee. Aga Tiiu, tulles tagasi sinu juurde, kuidas need inimesed, kes sind praegu kuulasid, sinu loost inspiratsiooni said ja kes tahaksid sinuga kohtuda, et seda südamesse coaching ut kogeda, kuidas inimesed sind leiavad? No kõige lihtsam viis muidugi on võtta ühendust LinkedInis, sest seal olen ma leitav ja sealt saab ka natukene infot minu kohta rohkem. Siis on mul olemas koduleht, mille nimi on tiiuhinno.ee ja seal on ka kõik kontaktid, nii minu meiliaadress, telefoninumber kui ka veel pikem kirjeldus sellest, kes ma olen inimesena, coach'ina. Nii et kui on vähegi huvi, siis ilmselt kui panna otsingusse minu nimi, siis sealt tuleb variante kindlasti. Aga kõige lihtsam on ikkagi kirjutada mulle coach@tiiuhinno.ee ja siis see meil jõuab kohe ilusasti minu mailboxi ja me saame kõige kiiremini ilmselt ja kõige lihtsamini ühendust. Ja. Ehk et kui sa tundsid Tiius ära selle Tiiu erilise sära, mida mina täiega tunnen ja ma tegelikult näen, kuidas Tiiu kiirgab seda, mille osas ta ise selle muutuse on läbi teinud, siis kirjutage Tiiule. Uskuge mind, sellest võib saada teie jaoks väga vahva uus teekond, nii nagu Tiiu seda enda teekonda praegu käimas on, nii et võtke Tiiu endale kaasteeliseks. Mul oleks selle üle väga-väga hea meel. Aitäh sulle, Tiiu, selle jagamise eest, selle siiruse, aususe ja autentsuse eest. See on ka see, millest me tegelikult meistriklassis ka väga palju räägime. Ole sina ise ja kõik on võimalik. Aitäh sulle, Tiiu. Aitäh sulle, Annika, selle suurepärase võimaluse eest. Ma olen sulle väga-väga tänulik. Suurepärane. Aitäh.